Hei, tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma arvan, et väga paljud teist on mõelnud, kes ma tegelikult üldse selline olen ja mida ma teen ja miks ma siin sotsiaalmeedias nähtav olen. Aga alustame siis algusest. Hei kõigile, ma olen Keili, olen 19-aastane ja elan Tartus. Ma tean, et väga paljud teist võisid arvata, et ma olen see pealinna preili, aga ei ole. Ma olen täiesti Tartus sündinud, Tartus kasvanud ja siiamaani elan Tartus. Kui kauaks? Ma pole 100% kindel. Ma arvan, et mõndadele teist ma olen võib-olla tuttav, mõned ei tea võib-olla üldse, kes ma olen. Aga ma olen kindel, et enamik teist on mind kas siin või seal näinud. Sest ma arvan, et mõned teist on näinud mind siin. Tartust, meil on täna lõbu meest veel. Väga tore. Millega Tartus tegeled? Olen Tartus bachata treener. Hea tuli. Või siin. Tema kogub raamatuid. Just. Siis ma pakusin samuti number 6. 6. Gumofiid. Või siin. Selle. Mis see on? Hummus. Sink. Salami. Piparak. Popcorn. Või siin. Miss Baltics 2025 is Keili Meigas. Aga ma olen kindel, et enamik teist teavad mind kui armastuse maleva Keilit. Ehk siis te teate mind sellest seltskonnast. Ma arvan, et enamik teist võib-olla võib natuke negatiivselt mõelda, et huvitav, kas mul on, ma ei tea, mingi tähelepanu vajadusi, miks ma käin mööda ekraane ja teen seda. Aga tegelikult see põhjus on väga lihtne. Me elame ainult korra. Nii et ma tahaksin elada seda täisväärtuslikult. Ma tahaks ära katsetada kõik võimalikud asjad, mida ma siin maailmas katsetada saan. Nii et mööda telesi käimine on vist minu selline mingil määral kirg ja hobi. Sest et kui anda mulle võimalus olla kaamera ees, siis I will do it. Asi ei ole selles, et ma tahaksin seda tähelepanu nii väga. Aga asi on pigem selles, et tõesti me elame korra ja ma tahan seda lihtsalt elada täiel rinnal. Mitte ma ei taha ära elada, aga ma tahan elada. Ja minu arust see kaamera ees olemine ja kõik see esinemised asjad, see on väga minu ting juba tegelikult väiksest peale. Siis tegelikult, kui rääkida minust, siis ma laulsin eelnevalt 7 aastat. Ja ma tean, seda fakti peaaegu ei tea keegi. Kes juhusliku mu Insta-kontot ei stalgi väga hästi. Aga jaa, ma laulsin eelnevalt 7 aastat. Siis peale seda ma olen nüüd tänaseks 4 aastat tantsinud. Ja siis ma olengi nüüd see aasta käinud hästi palju erinevates saadetes ja ma olen uhke selle üle. Te tõesti te kujutate, kui fun on tegelikult see kaamera tagumine elu, kõik mis toimub teisel pool kaamerat, see mida teleka vaataja siis ei näe. See on tegelikult mega fun ja mega tore. Kohati on ta väga väsitav, sest et võttepäevad võivad minna väga pikaks, aga it's not that hard. Ja siinkohal ma tahaksingi võtta tegelikult kokku selle, et mida tegin mina 2025 aastal, sellepärast, et loetud päevade pärast on meil aasta 2025 läbi, nii et see on ideaalne hetk võtta kokku kõik, mis on toimunud aastal 2025. Nagu ma video algul mainisin, siis aastal 2025 ma osalesin mitmes erinevas telesaates, millest kõige esimene oligi siis Kas lõime käed saade, kus ma siis osalesin justkui missi kostüümis, aga see kostüüm oli päris realistlik, sellepärast et ma osalesin seal Miss Intercontinental 2024 Estonia tiitliga, kes ma siis tegelikult ka olen. Siis peale seda saadet ma otsustasin naljaga kandideerida 2 võitluse saatesse, sest ma arvasin, et kes ikka tahab noort blondiini neiut saatesse, kus sa päriselt pead mingeid asju teadma. Tuleb välja, et taheti mind saatesse ja siis ma olin, et okei, paneme siis ennast proovile ja astume mugavustsoonist täielikult välja, sest mul oli päriselt teadmisi vaja. Kus ma püsisin 2 saadet. Esimese mängu ma võitsin raadiohäält ja siis teise saate ma sain haledalt pähe. Sellepärast, et seal oli väga palju naljakaid kohti, eriti see, et ma ei osanud 7-ga jagada. Ja anname kiiresti uuesti üle. Kiiresti, Keili, kas jõudsid vahepeal arvutada? Ei jõudnud.
ühte pakkumist on vaja, sul on 40 punkti. Appi, number 1. 1,74. Mis see kuradi ma olen? See ei ole õige, sa olid ise poole pealt aru, aga see oli juba. See oli lihtsalt kurb. Aga jah, see on minevik, see on unustatud. Ja minu jaoks järgmine saade siis oligi meie kurikuulus armastusmalev. See oli tõenäoliselt aasta 2025 üks vingemaid kogemusi sellepärast, et ma sain igatpidi mugavustsoonist välja tulla, sest esiteks, kuna tegemist oli reality show'ga, siis oli kogu aeg kaamerad ja mikrid meie ümber ja küljes ja kõrval igal pool. Nii et siukest näeda privaatsest olemist ei olnud, et sa pididki kogu aeg arvestama sellega, et sa oled nähtav ja nad kuulavad kõike, mida sa räägid. Nii et see oli ikka igatpidi mugavustsoonist välja astumine. Pluss siis pandi inimesed, kes tegelikult ei tea ehituses mitte midagi, pandi renoveerima ja veel meie hooaja puhul oliks, et me renoveerisime siis ju mõisa. Nii et see oli crazy kogemus, aga ma olen tegelikult armastuse malevale mega tänulik, sest tegelikult kogu see võttemeeskond ja mõisaomanikud, kõik inimesed seal teisel pool kaamerat olid nii imelised, nii abivalmid, nii palju nalja sai ja samuti ka kaasmalevlased olid nii armsad, sest tegelikult see gäng, mis meil oli ikka ilma, tahaks öelda, et siuke tülidevaba, sest tegelikult selliseid draamasid mees oli olnud, et me olime kõik hästi familiaarsed üksteisega, nagu meil öeldi. Nii et joo, ei, see oli väga vinge kogemus. Ma tean, et väga paljud teist võivad mõelda, et miks minna kuhugi reality show'sse veel Eesti omasse armastuse malevasse, siis tegelikult see põhjus on väga lihtne, sest et see on ju mega vinge kogemus, sa saab mugavustsoonist välja ja me elame ainult korra. Mis on kõige hullem asi, mis juhtuda saab? Tegelikult ju mitte midagi. Mina läksingi sinna nagu täiesti for fun ja ma tahtsin täiega ehitust proovida, nii et ma olen väga tänulik, et ma seal saates osalesin, sest et ma tean, et mina olin kaamera eest täpselt selline, nagu ma tegelikult päriselus olen. Okei, ma olen päriselus parem välja, kui ma seal saates nägin, sest et ilma meigita ja ma olin ju ikkagi ehitusel tööl, ma ei olnud seal puhkamas, me tegime seal päriselt tööd. Nii et ei, see oli väga lahe kogemus ja ma tegelikult tahaks öelda siin selle, et ma kindlalt soovitan tegelikult minna, sest see oli fun, nagu mitte midagi ei ole karta, mitte midagi ei juhtu. Sa elad ainult korra, katsete kõik ära, mis sa tahad ja kui sulle meeldib kaameras olla, siis go for it. Nagu mulle see kogemus väga meeldis ja ma olen väga tänulik, et ma sinna läksin. Ja ma olen tänulik, et ma suutsin saates olla täpselt see, kes ma tegelikult päriselt olen. Ma ei feikinud midagi ja kuidagi, ma ei tea, see oli tegelikult mega vinge kogemus. Ja suur aitäh armastuse maleva tiimile, kes siis oli teisel pool kaamerat, sest tegelikult kogu see võttemeeskond oli nii lahe, kõigik oli nii tore, nii et ma nagu täiega igatsen tegelikult seda aega, ma igatsen seda võttemeeskonda, ma igatsen kõike, sest see oli lihtsalt nii armas tegelikult kõik. Nii et ma julgelt soovitan minna armastuse malevasse, sest et tegelikult see on jumala fun. See on täpselt nagu tavaline malev. Tee tööd, sa saad pidutseda, võib-olla leiad ka armastuse. Lihtsalt ainuke väike asi selle juures ongi see, et sul on kogu aeg kaamerad ümberringi. Aga that's not that bad. Esimene päev on imelik, aga pärast sa juba harjud ära ja unustad ära, et kaamerad ja mikrid su ümber on, nii et see oli väga lahe kogemus. Ei kahetse üldse. Mulle täiega meeldis see kogemus. Imeline algus suvele, nii et kes tahab mugavustsoonist välja saada, midagi lahedat teha, natuke tööd teha, lõbutseda, armastust otsida, siis armastuse malev on mega lahe kogemus. Ja siis 2 kuud hiljem peale armastuse maleva võtteid otsustasin ma siis osaleda Miss Baltics 2025 võistlusel, mille ma siis võitsin. Nii et ma saan uhkelt öelda, et ma olen Miss Baltics 2025 ning lisaks ma sain ka Queen of Friendship tiitli, ehk siis see oli ainuke tiitel, mida ei andnud kohtunikud, vaid selle tiitli me kõik hääletasime omavahel, et kes on siis Queen of Friendship ja ma saan rõõmuga öelda, et mu kaasmissid siis valisid mind selleks Queen of Friendship. See oli nii armas, sest tegelikult see oli kõige armsam tiitel, mis saada seal võistlusel, sest kui ülejäänud tiitlid andsidki lihtsalt žürii liikmed, siis see oli see üks tiitel, mille tegelikult meie missid valisime üksteise seast.
ja mul on au kanda seda tiitlit. Nii ma saan rõõmuga öelda, et ma olen Queen of Friendship ja ma olen Miss Baltics 2025. Nii et ma olen väga uhke. See oli üks mu unistusi võita missivõistlus ja see missivõistlus ise oli nii armas. Korraldaja, kogu see korraldus oli kõik ilus, selges olid inimesed olemas, kus sul neid vaja oli, nii et see võistlus oli imeline ja mul on au kanda ainult seda krooni ja seda tiitlit. Ja te kujuta ette tegelikult, kui suur see kroon on. See kroon on huge. Aga see on ilus. Ma lähen toon selle krooniga, siis te ikkagi näete seda krooni veel mu peas, mitte ainult pildi pealt. Ja see on minu Miss Baltics 2025 võidukroon, nagu kas te näete seda? How shiny it is! Nii et see imeline kroon siis näitab seda, et ma olen Miss Baltics 2025. Kas te näete seda, how huge it is? Nii et ma siis see suvi kõigepealt ehitasin ja renoveerisin ning peale seda ma siis läksin ja võitsin missivõistluse. Nii et nagu ühes artiklis oli öeldud, ma olen miss, kes ei karda käsi määrida. Ja kohe peale missivõistluse võitmist oligi tegelikult mu järgmiseks saateks The Floor. See oli suht epic fail minu jaoks. Ma sain shinida seal ees oma imelises kollases kostüümis. Aga siis, kui minu kord oli minna, siis sai minu jaoks saatuslikuks sõna guacamole. Ma teadsin, et see sõna on guacamole ja mul lihtsalt ei tulnud see sõna meelde õigel hetkel. Aga ei, The Floor saade oli iseenesest mega lahe. See The Floor saate tiim sammuti oli nii armas, nii tore. Mulle täiega meeldis grimeerija tehtud meik, see oli lihtsalt muah. Nii et kellele tekib veel võimalus minna The Floor saatesse, siis minge, ärge kartke, sest see on tegelikult jumala fun, tegelikult mis seal toimub päriselt ja fun fact on see, et kui sa vaatad telekas seda, see telekas tundub väga keeruline. Aga kui sa lähed koha peale ja sa oled seal nii-öelda lava peal ja sul hakkavad need pildid ees jooksma, siis see on päris elus palju kergem, kui ta on telekast vaadates. Nii et see The Floor saade jäigi siis aastal 2025 mulle viimaseks saateks. Aga kuna mulle tõesti väga meeldib see teleteema, mulle meeldib olla kaamera ees, mulle meeldivad tegelikult väga need võttepäevad, sest et ma olen olnud nii telesaadetel see aasta, aga tegelikult ma olen olnud ka taustanäitleja. Nii et ma tean, mis tähendavad pikad võttepäevad nii filminduses kui ka nii-öelda telesaate jooksul. Nii et ma olen nüüd tegelikult väga excited, et mis mind ootab ees 2026 aastal. Sest ma võin teile juba ette öelda, et mis iganes casting tuleb, ma võtan kõikidest castingutest osa. Sellepärast, et tõesti, mulle väga meeldib see teleelu, mulle meeldib olla kaamera ees. Nii et vaatame, mis siis saab aastal 2026. Aga kui kerida siis natukene aega tagasi ja rääkida minust, siis ju lisaks kõigele sellele telele ma lõpetasin ju ka kooli see suvi. Okei, kes kõige armastuse malevat vaadanud, siis te teate, millest ma räägin, sest seda rõhutati väga palju. Aga ma lõpetasin siis see aasta suvel Tartu rakenduslikus kolledžis toitlustusteeninduse eriala. Ehk siis mul on hetkel kelner tase 4 diplom, mille ma lõpetasin kiitusega. Ja kuna lõpetasin kooli kiitusega, siis see andis mulle justkui võimaluse kanda veel ühte tiitlit, nii et ma olen siis aastal 2025 aasta parim koolilõpetaja. Ja kui tulla tagasi veel selle teema juurde, et ma olen väga palju kaameras olnud, siis mul on tegelikult see aasta olnud väga vinge photoshootide aasta, sest mul on olnud see aasta väga palju erinevaid photoshoote. Ning rääkides photoshootidest, siis see aasta täitus mul üks unistus, mis on olnud mul juba väiksest peale. Nimelt, ma olen juba väiksest peale unistanud sellest, et ma saaksin ka olla kaubamaja mingis show siis Catwalki modell. Kuniks mul siis tuli see aasta Gmail, kus öeldi, et kas ma tahaksin olla kaubamaja sügis-talve kollektsiooni Catwalki modell. Nii et ma olin selle emaili üle nii õnnelik sellepärast, et ma olin oodanud seda juba aastaid ja ma ei olnud see kindel, kuidas mind peaks valima või kuidas
oleks üldse võimalik, et mind valitakse Kaubamaja catwalki modelliks, kuni see Gmail tuli ja siis ma olingi lihtsalt nagu, et ma olin nii õnnelik seda meili lugedes, nii et ja mul oli see aasta ka olla siis Kaubamaja catwalki modell. Ja tänu sellele kõigele, mis mul siis sel aastal 2025 toimunud on, ma olin see aasta väga palju uudistes nähtaval. Ja selline oli minu aasta 2025, mis siis andis raudselt mulle hoo sisse siis nüüd edasiseks lahedaks eluks, nii et suur aitäh teile kõigile, kes te jälgite minu teekonda ja kui teil on mingeid küsimusi, võite vabalt siia kommentaariumisse jätta ja ma saangi siis järgmise video alustada siis teie küsimustele vastates. Tšau! Ma olen kindel, et alates aastast 2025 hakkab mu elu ainult ülesmäge minema. Ma olen väga enesekindel endas, nii et ma arvan, et alates sellest aastast tulevadki ellu ainult lahedad kogemused, uued tutvused ja vinged võimalused. Nii et kui sa tahad ka lahedat elu, lahedat tutvusi, siis astu mugavustsoonist välja. Okei, davai, tšauki!